Sain pöördumise ühelt mehelt, kes soovis tööle asuda turvatöötajaks, aga ta ei osanud eriti hästi eesti keelt. Teda ei võetud tööle ja ta kahtlustas, et teda on diskrimineeritud rahvuse tunnuse alusel. Tegelikult see nii ei olnud. Töövõtja selgitas, et turvatöötajal on vaja head eesti keele oskust selleks, et lahendada kriisisituatsioone, näiteks kui kellegi tervis või isegi elu on ohus. Inimesele tundus, et teda koheldi ebaõiglaselt, aga tegelikult saab iga inimene keelt juurde õppida. Diskrimineerimine on sellistel juhtudel, kus inimest koheldakse ebaõiglaselt, ebavõrdselt nende asjade pärast, mida inimene iseendas muuta ei saa. Selleks, et ise hinnata, kas teid on ebaõiglaselt koheldud või mitte, ongi kõige lihtsam test mõelda järgi, kas see, mille pärast teid ebaõiglaselt koheldakse, on midagi sellist, mida te iseendas muuta saate. Näiteks, kui teid ei edutata ja ülemus ütleb, et te ei ole hea meeskonnamängija, siis oma iseloomu saate te paremaks teha ja kolleegidega meeskonnatööd teha ikkagi ise. Kui teid aga ei edutata näiteks sellepärast, et teil on liikumispuue, siis see on otsene ebavõrdne kohtlemine. Puuet te iseendas muuta ei saa. Küll aga saab teie tööandja küsida riigi käest abi teie töökoha kohandamiseks, selleks, et teie liikumispuue ei oleks teile takistuseks. Näiteid selle kohta, et kas tegemist on diskrimineerimisega või ei ole, leiad voliniku kodulehelt www.volinik.ee.